Maaelujutud. Tänane podcast Maaelujutud algas hoopis teistmoodi. Anneli Siimussaar Eesti Piimandusmuuseumist mängis meile ette piimanaiste polka, mida oli väga tore kuulata. Ja tere Anneli, mul on väga hea meel, et sa siia oled jõudnud. Tere, minul samamoodi. Räägi meile, sa tuled Eesti Piimandusmuuseumist. Kuidas see muuseum üldse alguse sai? See Piimandusmuuseum on selline tore muuseum selles suhtes, et koht, kus ta praegu asub, on vana meierei koht. Et ta on täiesti oma õiges kohas, autentses vanas meiereis. Et kui me nüüd alustame muuseumist, siis peaks kõigepealt alustama sellest, et kuidas see meierei sinna loodi. Et 1908 oli see aasta ja see aeg, kui taludes olid juba väga palju lehmi, mis tähendas seda, et toodangut ei jõutud enam enda jaoks ära tarbida, vaid võis ka teistega jagada. Ja Imaveres elas sel ajal ja töötas üks kooliõpetaja Hans Rebane, kes oli ka selline nagu kogukonnajuht ja kellel meeldis asju toimetada ja tegutseda ja korraldada. Ja siis nad otsustasidki koos talunikega, et ei, tuleks ehitada meierei. Ja 1908 siis loodigi Imaveres esimene ühistegelikel alustel toimiv meierei. Aga ega see ei läinud neil algusel kergesti. Kõik seda, et seda üldse hakata looma, selleks tuli teha ju mingeid ettevalmistustöid ja too aeg oli ju selline, kus kui sa mingisuguseid koosolekuid tegid, siis sa pidid saama loa. Et keegi lasebki sul ja tollel hetkel siis oli Hans Rebane see, kes käis seda luba siis politseis taotlemas, aga ta käis seal 11 korda, aga ta ei saanud seda luba. Ja siis, aga ega siis inimesed on nutikad. Siis oli Põltsamaa põllumeeste selts, mille eesotsas oli selline mees nagu Jaan Raamot. Väga paljud teavad Mari Raamotit, aga ei teata väga Jaan Raamotit, kes oli tegelikult Eesti põllumajandusmaastikul ikkagi üks oluline tegelane. Ja tema juhtis seda seltsi ja siis nad otsustasid, et me teeme niimoodi, et me teeme selle koosoleku Imaveres ja moodustame selle Põltsamaa põllumeeste seltsi haru osakonna. Ja niimoodi siis vaikselt käima läkski. Lõpuks saadi siis põhikirjale ka kinnitus, tollel ajal sai kinnitust Peterburist, nii et maailm oli suur ja lai, aga mitte ei olnud enam koha pealt, vaid oli vaja saada Peterburist. Ja see luba saadi, nii et 1910 oli meierei valmis. Ühistegelikel alustel hakkas toimima. Väga-väga äge.
aga vabandust, nüüd toimib seal muuseum, eks ole? Ja ega siis seda meiereid ka on väga mitmeid kordi ümber ehitatud, ta ju ehitati algul ühekordne, tavaline maakivist, aga kui te nüüd näete seda meierihoonet, siis ta on ju kahekordne, mis tähendab seda, et aasta-aastalt asjad arenesid ja saigi Imavere võitööstus, hiljem hakati seal tegema ka juustu, nii et teine korrus ehitati tegelikult sellepärast peale, et seal töölised elasid. Nii et see, kus meil praegu muuseumis on need erinevad muuseumi eksponaatide ruumid, et seal olid vanasti hoopis tööliste korterid. Ja siis see saal, mis meil praegu seal on, kus on meie pakendinäitus, selles saalis siis korraldati erinevaid pidusid, vaadati kino, nii et see oli selline kooskäimise koht. Ja see muuseum siis, või see meierei töötas siis aastani 1975. Ja aastast 1976 siis alustati muuseumi loomist. Aga muuseumi loomisest ma loen teile, meil on hästi tore raamatu nimi on Eesti Piimandusmuuseum 45. Meie teadur Mai Kukk on selle raamatu kokku pannud, kui muuseum sai 45 aastaseks ja tõesti, selles raamatus on ühe muuseumi lugu sees. Siin on sisse põimitud kõik võimalikud nüansid, nii et kui keegi tahab väga täpselt teada, kuidas üks muuseum on loodud, siis sellest raamatust saab teada. Aga nüüd ma loen teile ette just, miks see muuseum ja kuidas tema sai alguse Imaveres. Piimandusmuuseumi loomise idee oli juba enne teist maailmasõda Õisu piimanduskooli õpetajatel Aleksander Speegil ja Heino Senjal ja samuti katsejaama juhatajal Nikolai Kingi mõtetes juba ammu olnud. Piimandussektorile muuseumi rajamisest oli väga huvitatud Paide piimatoodete kombinaadi direktor Evald Küüts ja tollalene Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor Jüri Kuum. Vaja oli leida mees, kes muuseumi ülesehitamist vedama hakkaks. Kuna Jüri Kuumal olid head koostöökogemused Toivo Pedakuga Eesti etnograafia muuseumist, praegune ERM, võttis ta endale ülesandeks Toivo ära rääkida. Ja tegelikult sai mõte teoks alles 1976. aasta alguses, kui liha- ja piimatööstuse konstrueerimise ja tehnoloogia büroo toonane direktor Olav Uusna ja teadusdirektor Arno Kannike muuseumi loomise ette võtsid. Väga uhke värk. Aga oskad sa öelda, et nüüd see muuseum on vastu pidanud 50 aastat, mis on tegelikult väga auväärne vanus juba ühe muuseumi kohta. Ja ma nimetasin siin ära just Toivo Pedaku ja ma võin öelda, et seda muuseumit ei oleks, kui seal ei oleks olnud sellist meest nagu Toivo Pedak. Toivo Pedakule öeldi, et kui lõpuks Toivo oli nõus sinna tulema, ega teda pidi väga pikalt ka veenma, kui lõpuks oli ta nõus sinna tulema, siis öeldi, et 2 aasta pärast on muuseum avatud, et 1978 peaks olema muuseum valmis. Aga nii lihtsalt see asi ei läinud. Toivo võttis siis selle asja ette ja kuna ei saa ju olla niimoodi, et on vana meierei ja sinna kohe tuleb muuseum, vaid see vajas ju ikkagi ümberkorraldamist, ümbertegemist ja mis muuseumid sa teed, kui sul peavad olema museaalid, mis tähendab seda, et sa pidid hakkama tegelema kogumistööga. Ja võt sellega Toivo tegelikult ka tegelema hakkas, aga muuseumi loomisest kuni muuseumi avamiseni läks 25 aastat. Muuseum avati 14. juuli 2001. Hoopis nii. Nii et ei käi need asjad nii lihtsalt, et ja tõesti, Toivo oli see mees, kes ta ise on enda kohta öelnud, et kõik, mida ta tahtis kuskilt kätte saada, ta lõpuks ikkagi kätte sai, et tema läks uksest sisse, aknast löödi ta välja, aga ta tuli teistpidi jälle sisse tagasi, nii et need museaalid, mis seal meie muuseumis on, need on väga-väga väärtuslikud, et ja kõikidel nendel museaalidel on ju lood. Et selles mõttes on väga põnev mõelda, kuidas ühte pärandit
ühte Eesti, ma ütleks, üks olulisemaid on piimandussektor ja piimandusvaldkond, et seda on niimoodi suudetud üles ehitada ja sinna kokku korjata kõik meie selline väärtuslik ja oluline, mis just seda piimandust nagu meie järgnevatele põlvedele näitab. Aga mida teil siis näha saab? Mis museaale teil leidub seal? No kõigepealt, kui muuseumit tegema hakati, siis suudeti ära teha esimene püsinäitus ja see oli siis esimesele korrusele. Ja ma ütleks, et meie esimene korrus näeb välja väga ehtne ja autentne meierei, nagu tollel ajal meiereid olid. Kuigi museaalid on enamust üle Eesti kokku korjatud, näiteks on meil üks võimasin toodud Kihnu saarelt, kus Toivo ta leidis kuskilt peaaegu prügimäelt, mis siis restaureeriti. Abilised olid Avinurme puidumehed ja näiteks üks kõige suurem võimasin on toodud Oiu meiereist, et niimoodi on nad kokku korjatud, aga kõige sellisema olulisema looga võib-olla on meil üks separaator. Tead sa, mis asi separaator on? Kõlab nagu koorelahutaja. Just. Et see on Alfa Lavali tehasest originaalseparaator, mis on siis meile sinna piimandusmuuseumis sattunud ja ma ei tea, kas see on legend või on see päris lugu, aga räägitakse, et neid originaalseparaatoreid ei ole rohkem maailmas kui 2. Üks pidi olema Lõuna-Ameerikas ja teine siis meil Eesti piimandusmuuseumis. Ja kui kunagi, ma mainisin siin ka ära Arno Kannikese, kellest me pärast veel natukene pikemalt räägime, Arno siis oma tuttavatega Alfa Lavali tehasest käis piimandusmuuseumis, siis Alfa Lavali tehase omanikud tahtsid seda endale tagasi osta, et originaal oleks nende majas ja pakkusid siis Toivole selle asemele täitsa tutikas Volvo masinat. Aga Toivo ütles, et see pärand, mis on siia toodud, see siia ka jääb, nii et muuseum jäi sellest Volvost ilma, aga meil on ajalooliselt tähtis koorelahutaja. Aha, no seda peab siis vaatama tulema kindlasti. 50 aasta jooksul kindlasti muuseumis jõuab juhtuda ühte koma teist. Kas on mõni selline eriti meeldejääv sündmus või mõni ootamatu huvitav seik, mis on muuseumiga seotud kuidagi? No vaata, mina ise olen muuseumis olnud nüüd 8 aastat, aga ma oskan rääkida seda, mida siin ajalooürikutesse on kirja pandud. Et eks neid seike on seal muuseumis väga palju olnud, sest tegelikult oli ju see, et kuidas seda muuseumit üldse looma sai ju hakata, ega siis sa ju mitte millegagi midagi ei tee. See tähendas seda, et tollel ajal lepiti ikkagi nende piimakombinaatidega kokku, et nemad peavad igati toetama selle muuseumi loomist. Ja see oligi selles mõttes võib-olla see ehitamine veniski, et kuna ei olnud ju otseselt ka rahaliselt pidid piimakombinaadid toetama, mitte nii, et riik kuskilt annaks raha ja nüüd tee ja ehita, vaid see kõik tuli piimakombinaatidelt ja see tähendaski seda, et ühel päeval tuli 2 ehitajat, näiteks Põlva piimakombinaadist, mõne kuu pärast tulid 2 ehitajat, näiteks hoopis Tallinna piimatööstusest, et selles mõttes see oli nagu väga kaootiline ja see Toivo oli ikkagi supermees, et ta suutis selle maja selliselt, nagu ta praegu on ikkagi sellise korraldusliku poolega, nagu tollel ajal oli, ikkagi lõpuks ära renoveerida, sest tegelikult pidi olema ka veel üks selline fondihoidla sinna eraldi tulema, aga seda ikkagi rahalise poole pealt ei suudetud ehitada ja siis selle asemel ehitati 80-ndatel hoopis üks majandushoone, mille teisel korrusel meil tegelikult on ka arhiiv. Ja sellel aastal, kui nüüd tuleb muuseumi öö, siis esimest korda me laseme inimesed ka siis omal sinna arhiivi. Et kuna selle aasta muuseumi öö nimi on Öös on hääli, siis me vaatamegi, et kas inimesed oskavad kuulata hääli ka arhiivis. Nii põnev tundub olevat.
aga jah, selles mõttes on selle muuseumi ajalugu olnud nagu väga selline, samas ta on nagu stabiilselt on teda nagu ehitatud, aga ta on võtnud väga pikka aega ja Toivo oli ikkagi see mees, kes seda vedas siis kuni selle muuseumi avamiseni ja avamise aasta ennem seda tuli siis tööle Ants Välimäe, kes siis 17 aastat töötas seal ka siis muuseumi direktorina kuni siis aastani 2018, kuni muuseumist sai sihtasutus. Sest tegelikult see muuseum on olnud väga erinevate institutsioonide all. Ta on olnud Põllumajandusministeeriumi all, ta on vahepeal olnud Põllumajandusmuuseumi all, siis on teda jälle kuskile, siis on temast tehtud mingi osakond, siis on olnud ta eraldi asutus, et ega nende muuseumite ajalugu on ka vanasti olnud selline üsna hüplev, et ei ole olnud sellist kindlat põhja, et vot, teeme muuseumi ja nüüd niimoodi saamegi jätkata, et kogu aeg on ka see muuseumi maastik olnud selline hüplev. Kui seda muuseumit nüüd on nii kaua tehtud, kas nüüd võib öelda, et muuseum on valmis või on nagu Tallinna linn, et muudkui ja ma arvan, et ka Eesti Piimandusmuuseum ei saa kunagi valmis, sellepärast, et ega siis kuigi meil on praegu seal siis jaotatud nagu museaalid selliselt, et on ühispiimatalituse aeg, on mõisa ja Eesti Vabariigi aeg ja siis on Nõukogude aeg, mis meil siis on 1940 kuni siis 1990. Peale seda, mis nagu piimanduses on ütleme esemeliselt toimunud, meil enam nagu ei ole ruumi, et kuhu midagi panna, aga ma võiks öelda, et kui inimesed praegu näiteks mingisuguseid vanu talusid ostavad siis, ja leiavad midagi piimandusest, siis tuuakse meie muuseumisse. Et no, Ülenurmel on ka ju maaelumuuseumid, kes siis haldab nagu teisi põllumajandusvaldkondi, aga kui on midagi seotud piimandusega, siis see tuuakse ikkagi Eesti Piimandusmuuseumisse, sest teatakse, et seal on nagu see piimanduse pärand ikkagi. Okay. Ja nagu ma aru saan, siis praegu võib eriti neid piimamannerguid tuua teile? Ja meil on praegu selline mõnus, tore näitus käsil, mida me tahame maikuus avada, mannergute näituse ja selle me tahame avada väljas. Meil on Piimandusmuuseumi juures sellised vahvad väravad, kuhu saaks siis need mannergud üles panna ja me oleme inimestele teinud üleskutse, et kellel on veel kodus mingeid väikseid mannerguid, need on siis liitrised, 2 või 3, mitte need suured piimanõud, need, mis piimapukkidele käisid, vaid just need mannergud, mis olid lillelised ja täpilised ja me oleme teinud juba päris mitmes ajalehes ka üleskutseid ja neid mannerguid tuleb. Eile läksin töö juurest läbi ja vaatan ukse ees 3 mannergut. See tähendab, et inimestel on ikkagi see oluline ja nad toovad oma mannergut sinna meie juurde, et ka teised saaksid näha. Nii armas. Nii, aga räägi meile piimapäevast. Piimapäev sai alguse tegelikult aastal 2004. Et kui see ongi see, et kui sa tahad tänapäeva teada, siis mina pean ajaloos minema väga palju tagasi. Ja sellel aastal, kui muuseum saab see aasta 14. juuli 50, siis piimapäev saab 20. Ja aastal siis 2004 see piimapäev esmakordselt siis loodi ja tol ajal oli just tulnud tööle giidiks Riina Annus. Kuni aastani 2004 ei olnud muuseumil eraldi giidi. Oli ainult teadur ja varahoidjad ja muuseumijuht ja kui siis tulid inimesed ekskursioonile, siis nemad ka neid väikseid ekskursioone tegid. Aga selleks, et ikkagi saada nagu rohkem oma tulu teenida ja saada ikkagi rohkem inimesi sinna muuseumisse, siis oli vaja hakata sellega põhjalikumalt tegelema. Ja Riina Annus oli siis tõesti esimene giid, kes muuseumisse tuli ja kes sai oma äranägemise järgi selle muuseumi selle giidinduse nagu tööle panna. Ja tema üks mõte ja idee oli kindlasti see, et giid peaks välja nägema nagu meieri töötaja, see oli hästi vahva. Ja ta ütles ka, et inimesed ei tule ju lihtsalt niisama vaatama, et nad tahavad alati midagi ka teha ja kuna tegemist on piimandusmuuseumiga, siis miks mitte teha midagi piimast. Ja tema siis ettevõtmisel oli esimene asi, mida hakati seal tegema võid.
Ja kuna meil piimandusmuuseumis on palju erinevaid võimasinaid, ka mis on Eesti-aegsed, siis praegugi me teeme seal selliste 100 aasta vanustega rikkamatelt inimestelt ja taludest saadud siis sellised võimasinad, millega me ka oma programme teeme, nii et Riina alustaski või tegemisega, kuna ta sai ka oma enda vanaema võimasina sinna muuseumisse, siis sellega nagu esimesi töötubasid tegema hakkaski. Ja tema hakkas ka tegema jäätist, nii et või ja jäätis olid sellised põhilised, mida ta tegema hakkas. Ja tema ajal tuli ka piimapäev. Ja piimapäeva mõte oligi see, et propageerida rohkem piimatoodete tarbimist inimeste sees, näidata, mida üldse piimatööstused teevad, millised on need piimatoodete valikud ja panna katsetada ka või panna proovile meie kutsekates õppivaid noori. Nii et hakati valima siis piimapreilisid. Et iga kord, ma tean, et esimene piimapreili või üldse esimene piimapäev oli 2004 oktoobrikuus, kui me nüüd teeme siis suvekuudel, siis oli oktoobrikuus ja esimese piimapreili ülesanne oli siis katta siis hommikune laud, ehk siis teha seal võileibasid ja see või, mis nad tollel ajal valmis, nad pidid tookord tegema 3-litristes purkides, sest võid on ju väga lihtne teha, paned vahukoore 3-litrisse purki ja loksutad nii kaua, kuni ta on või. Ja siis ülejäänud võist nad pidid siis tegema seal mingit kooki, nii et see oli esimene piimapreili valimine. Ja neid piimapreilisid me valisime päris palju aastaid, aga siis tuli peale koroona ja võt koroona aastal me ei saanud teha otseselt piimapäeva, aga me tegime virtuaalse piimapäeva. Aga ja neid kutsekoole me oleme kasutanud ka varasemalt, kui piimapäev oli juunikuus. Aga nüüd peale koroonat me ikkagi need piimapäevad tõstsime juulisse, 14 juuli ja vaat siis on keerulisem juba kutsekoole välja saada. Aga kõikidel piimapäevadel olid alati sellised temaatilised teemad, kas oli võine või koorene või hapupiimane või kohupiimane ja see tähendas, et sellel piimapäeval siis võt nendest toorainetest siis midagi valmistati ja tehti. Aga tänapäevane piimapäev on nüüd natukene läinud teistsuguseks, et meil jah otseselt enam nende kutsekoolidega ei ole sellist valmistamist, aga piimapäeval on alati nagu erinevad teemad ja selle aasta piimapäeva teema on loomulikult piim ehk päevapärl. Et hoiame seda ja me teeme sellel aastal ka uuesti, nii nagu ka see 20 aastat tagasi, teeme siis võivõistlust, nii et tuleb see või ikkagi valmis raputada, mitte mingisuguseid mehaanilisi vahendeid kasutada, vaid tõesti purgi sees valmis raputada. Päris selline toores tööjõud lihtsalt. Absoluutselt. Kuidas praegu te ise olete märganud, et kuidas, ma saan aru, et vanem generatsioon käib rõõmsamal meelel justkui muuseumis, kuidas te noori inimesi muuseumisse saate? Ja vaata, see ongi nüüd see, et eks selle piimandusmuuseumi selline eesmärk või missioon on, et väärtustada piimanduse ajalugu ja läbi siis piimandusmuuseumi väärtustel põhinevate tegevuste ja hoida seda tänapäeva või toetada, ütleme siis tänapäeva sellise piimanduse edulugusid. Ja meie ülesanne on ka ikkagi sellele kasvavale põlvkonnale selgeks teha, kust see piim tuleb. Mulle nii vahvalt ükskord üks vanaema vanaisa ütlesid, et millal te sinna Tallinna kooli lähete, et kui minu lapselaps ütleb, et lehm on metsloom, siis on ikka asi läinud ikka väga drastiliseks, ja mis tähendabki, et meie tööpõld on ikkagi väga lai. Et me alustame lasteaia lastest juba ja me peamegi ennast piimandusmuuseumit ka selliseks hariduskeskuseks just, mis puudutab seda piimandusalase teabe või üldse siukse põllumajandusalase teabe andmist juba lasteaia lastest peale. Et meil ongi ju ka piimandusmuuseumis on erinevad töötoad, mis sobivad absoluutselt kõikidele vanuselühmadele, me teeme võid, me teeme jäätist, kohukest, sõira, karaskit. Et või ja karask need tavaliselt me paneme nagu kokku käima
ja siis saavadki inimesed tulla sinna proovima, kuidas siis nende asjade valmistamine käib ja pärast saavad ise seda ka siis ju maitsta. Aga selleks, et lapsed jõuaks rohkem meieni, ütleme just lasteaialastega on see väljas käimine keeruline, meil on välja mõeldud selline vahva programm Kutsu muuseum külla. Ja sellega me käime ringi lasteaedades, koolides, me käime ka väärikate juures, me käime ka erihoolekandeasutustes, nii et see on selline vahva tunniajane programm, mis siis näitab, kust see piim siis lauale saab ja see on siis rikastatud selliste mängude ja tantsude ja selliste teadmistega. Okei, nii vahva, väga tänuväärne tegevus tegelikult ju. Aga ma tean, et paar aastat tagasi te pälvisite muuseumi Roti auhinna. See on väga suur tunnustus tegelikult, eks ole, et mida see teie jaoks tähendas? See on ühele väiksele muuseumile kõige suurem tunnustus saada muuseumi Rott. Me käisime 1 aasta muuseumi Rottiga juba jahtimas kogukonna voorus, kuhu me siis esitasime piimapäeva. Me saime nominatsiooni, aga me ei saanud laureaatideks. Ja siis ma nii mäletan, ma istusin oma töötajatega seal sellel muuseumi Roti gaalal ja ütlesin neile, et naised, ükskord me selle Roti koju toome. Ja siis läkski mööda vist 3 aastat, kui meil oli tööle tulnud uus giid, Heidi Arula, kes on ka pedagoogilise haridusega ja siis temaga koos me täiustasime, see Kutsu muuseum külla programm oli ka varem juba nagu alguse saanud, et aastaid tagasi oli, enne Heidit oli meil Tiina Lipand, kes siis tõi ka uued töötoad muuseumisse, tema tõi siis kohukese töötoa ja tema hakkas tegema karamellijäätist, et kui meil olid ennem olnud lihtsalt sellised tavalised vaniljejäätisid, siis Tiina tõi ka karamellijäätisi ja tegelikult ka Lipand Tiina juba alustas selle Kutsu muuseum programmiga, aga meie siis Heidi Arulaga täiustasime seda programmi ja saime ta siis selliseks, mis tõesti oli seda Roti tunnustust väärt ja see on väärt programm selles mõttes, et kui me eelmine aasta käisime ka juba üle 60 erinevas kohas üle Eesti seda programmi tegemas, et meil on nagu selles mõttes tore, et me töötame seal muuseumis ju, meid on kontori osas on ainult 5 inimest, aga kui on vaja, kui on selline tööaeg, kus on vaja, kus rahvast käib palju, siis kõik võivad teha meil giidituuri on võimelised tegema, kõik võivad töötubasid tegema ja ka seda Kutsu muuseum külla programmi on võimelised kõik tegema, nii et selles mõttes on see hästi tänuväärne programm ja kui me tookord olime tõesti 18 programmi hulgast parimad, siis me tundsime, et tõesti, me teeme õiget asja, me räägime lastele õigetest asjadest ja see muuseumi Rott on meie jaoks nagu väga suur tunnustus. Väga tore, mul on väga hea meel teie üle. Aga tänapäeva maailmas, kui absoluutselt kõik on juba digi, et millised need kõige suuremad väljakutsed tänapäeval muuseumile on, millega te nii-öelda nagu rinda pistate? No kõige suurem väljakutse on ikkagi see, et ega meie saame, kelle jaoks me oleme, külastaja jaoks, eks ju. Et kui meil käib külastajaid, siis ka muuseum elab. Et selles mõttes Eestis on ju oi kui palju muuseumeid, ligi 170 erineva tegevuskohaga muuseumit. Ja kui mõelda, et see on nii lai see valdkond, siis tähendabki ju seda, et kõik peavad ju millegiga kuidagi eristuma või silma paistma või et meie pluss on võib-olla tõesti see, et me oleme selle valdkonna, mis puudutab piimandust, siis me oleme ainulaadne ja ainukene seda pärandit kandev muuseum. Ja võib-olla kui vanasti oli see, et muuseumisse tuldi lihtsalt korraks käidi läbi, tuldi asju vaatama, siis tänapäeva muuseumid on rohkem juba sellised
elamuskeskused ja peavad ajaga kaasas käima ja peavad täpselt samamoodi mõtlema, kuidas me sellele uuele põlvkonnale teeme ennast natukene nagu atraktiivsemaks, et see, et sa vaatad seal ainult seda mõnda piimapudelit ja piimapurki, mis tänapäeva lapsele võib-olla mitte midagi ei ütle, et tähendabki seda, et ka meie peame mõtlema natukene laiapõhjalisemalt, aga see on keeruline, sest ega muuseumite rahastust sõltub hästi palju ikkagi riigist ja sellest, kuidas riik oma pärandit hoiab ja kaitseb ja kuidas ta millised rahasummad ta siis sellele pärandile kaasa annab, sest ka meie muuseum ju 2018 läks sihtasutuseks, mis tähendab seda, et meie asutaja ei ole mitte riik enam, vaid riik ostab meie käest museaalide hoidmise teenust, ehk me saame siis tegevustoetust riigilt ja meie kuulume Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi alla. Et meie asutajad on tegelikult hoopis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tollel ajal oli Imavere vald, nüüd on siis Järva vald ja Estonia farmid. Et on siis meie sihtasutuse asutajateks. Ja mis teebki meile natukene olukorra võib-olla keeruliseks, et kui nüüd meil näiteks tõesti juhtuks see, et riik otsustab, et ei ole vaja seda piimanduse pärandit enam seal piimandusmuuseumis hoida ja säilitada, siis on piimandusmuuseum kahjuks peab siis tõesti oma uksed sulgema. Et tänu riigi toele me praegu edasi eksisteerida saamegi ja mul on tegelikult väga hea meel, et praegune asekantsler Tõnis Tänav on võtnud muuseumid, nende alla kuulub ka maaelumuuseumid, kuigi seal on riik ju asutaja, meie hulgas ei ole, meil ta annab lihtsalt tegevustoetud, on võtnud sellel aastal eesmärgiks, et me võiksime ühise laua taha maha istuda ja mõtelda, kuidas me saaksime neid muuseumeid strateegiliselt paremini edasi arendada ja mis mulle ka väga meeldiks oleks see, et ka piimandusmuuseum saaks mõnda strateegiadokumenti sisse, et eks see hoone on ju üle 100 aasta olnud, mis tähendab seda, et pikemas perspektiivis, kui me võtame 20-30 aastat, vajaks see muuseum ikkagi täis renoveerimist ja ka see ekspositsiooni pool vajaks ju täiesti ümbermõtlemist. Ja tegelikult meil olid aasta 2008, kui ma nüüd ei eksi, oli Ants Välimäel kõik uued projektid olemas, absoluutselt kõik. Ja nad taotlesid ka EAS-ist rahastust ja jäid 0,2 punktiga rahastusest ilma. mis ongi see, et kahju, et võib-olla juba tollel ajal oleks saanud see muuseum natukene sellisema uuenduslikuma välimuse, aga mis ei tähenda seda, et me igapäevaselt selle nimel ei töötaks, et meie kuulume Lõuna-Järvamaa koostöökogu piirkonda, liiderpiirkonda, ehk siis alati, kui on mingisugused liidri taotlusvoorud, siis piimandusmuuseum kindlasti sealt jälle midagi endale mingisuguse ekspositsiooni või mingisuguse uuenduse jaoks siis rahastusi taotleb, nii et tänu liidrile on saanud ka piimandusmuuseum arendada natukene ja võib-olla teha ennast natuke digitaalsemaks. Aha. Tahtsingi küsida, et kas teil on pikaajalisi mingeid tulevikuplaane ka, kas teil on tulemas mõni, saan aru, maikuus tuleb see mannergute näitus, aga mõni muu selline projekt, näitus, mis teil veel on ette näha? Meil sellist, ma ütlengi, et peast tiksub kogu aeg, et kuskilt võiks tõesti selle hoone renoveerimiseks rahastust leida ja saada, aga me teeme sellel aastal veel, avame koorelahutajate näituse, me tegime koroona järgsel aastal endal korda ühe kõrvalhoone, millest sai ka selline avatud muuseumi hoidla, kus siis on erinevad sellised suuremad piimandusega seotud esemed väljas. Sinna me avamegi teisele korrusele koorelahutajate näituse. Siis on meil plaanis, et kui inimesed, meie põhilause, kui ma küsin inimeste käest, et kas sa tead, kus piimandusmuuseum asub, inimesed ütlevad, jaa, ma sõidan sealt pidevalt mööda. Ja selleks, et nad ei sõidaks pidevalt mööda, me sellel aastal siis
Meierei akendele teeme sellise fotonäituse, et kui sa muuseumist nagu mööda sõidad, siis sul tekiks tunne, et sa tahad sinna sisse vaadata, sest akende peal on näha, kuidas Meieris töö käib. Et selline fotonäitus tuleb siis vaata aknast sisse, vaata Meieri aknast sisse. See on üks ja siis me oma seda nõukogude saali täiustame kilekottide näitusega, et ka paljudel piimatööstustel oli ju mingi aeg olid need kilekotid sellised temaatilised, mis siis mingisuguse firma omad, kas siis e-piima oma või siis farmi oma või et need me paneme siis sinna näituse saali ka ülesse. Nii, ma mõtlen, kas oli miskit veel just nende näituste poole pealt. Me hakkame ka oma väliala natukene korrastama, nii et ma usun, et sellel aastal piimapäeval, kes tuleb, siis juba näeb, et ka meie väliala on natukene ilusamaks tehtud, et jälle püüda selle külastaja või möödasõitja sellist pilku. Väga tore. Me nüüd oleme hästi põhjalikult muuseumi eluga tutvunud, aga kui nüüd kuulajal tekkis selline tõsine huvi muuseumi vastu, kust kohast ta kõige rohkem infot leiab selle teie muuseumi kohta? Ega kõige lihtsam on ikkagi võtta koduleht, et me oleme nii Facebookis kui kodulehel ja me sellel aastal püüame ka, kuna meil eraldi turundustöötajat ei ole, siis me sellel aastal püüame ka kaasata ühe loovagentuuri, kes siis aitaks meid natukene just selle reklaamide ja kommunikatsiooni poole pealt, et muutuda veel nähtavamaks, sest mina olen ise küll aru saanud, et kui sa nagu ise ennast üles jupita ja ei näita, et siis on nagu väga keeruline kuskile pääseda. Ja piimapäev, mis sellel aastal nüüd 20. toimub, et see saab olema ka selline natukene võib-olla teistsugune ja sellel piimapäeval me sellel aastal istutame ka Meierite allee. Ehk siis Eesti erinevad meiereid, kes meil üldse siin on jäänud suuremad või väiksemad, saavad siis võimaluse istutada siis oma puu ja me teeme sellise õunapuu allee ja 14. juulil siis selle allee avamine toimub ja meil toimub ka sellel päeval väike konverents hommikupoolikul, et piim Eesti toidulaual sellise teemaga see tuleb, seal on 4 erinevat esinejat, nii et tasub meie reklaame jälgida ja vaadata, et mis me teeme ja kus me teeme ja tasub meid ka külla kutsuda, et see Kutsumuuseum külla, see on väga tore programm. Absoluutselt, nii et järgmine kord mitte ei sõida Imaverest läbi, vaid teeb ühe mõnusa piimapeatuse seal. Soovid sa veel midagi lisada, mis oleks selline väga huvitav või põnev teada meile? Ma lihtsalt võib-olla ütleks seda, et külastage Eesti muuseume, sest tõesti meil on väga põnevaid muuseume ja selleks, et muuseumisse minna, mina soovitan soetada endale muuseumikaardi. Sest muuseumikaardiga sa võid külastada ligi 160 erinevat muuseumit Eestis ja nii statistiliselt on nii vahva, et kõige noorem muuseumikaardi omanik oli 3-aastane ja kõige vanem 94-aastane. Nii et see muuseumite kaart on selline vahva, kust külastaja saab siis, või millega külastaja saaks siis meie Eesti erinevaid muuseumeid külastada. Ja loomulikult teid ennast ka, eks? Ja meid ka, just. Aga Anneli, mul on väga hea meel, et sa leidsid aega täna meiega siia tulla jutustama. Soovin teile palju edu selleks ägedaks juubeliaastaks, kus on kindlasti palju huvitavaid üritusi ees teil. Tänan kuulajaid, vaatajaid ja kohtume juba järgmisel korral. Aitäh!